See oli mu esimene kord käia naturaalse ilupäeval ja mulle väga meeldis Liisa Lukase esitlus, et kuidas keeleasend mõjutab siis kogu näo sümmeetriat ja väga huvitav oli kuulata ka teiste esitlusi. Sai tervisliku toitumise kohta ka teada huvitavad. Võrreldes eelmise aastaga mulle meeldis võib-olla kõige rohkem see nurk, kus on erinevad tootenäidised, saab küsida. Seminarid on hästi huvitavad olnud. Peale seminare siis saab minna, kui on jäänud mõni küsimus küsimata, et saab minna veel küsima juurde, infot juurde koguma, et seminarid on hästi pikad ja põhjalikud, aga kindlasti on nii-öelda enda vaatenurgast mingit infot, mis sa nagu sooviksid veel teada, võib-olla ei taha nagu kõigi ees seda küsida. Siis on see hästi hea võimalus. Igas ettekandes oli midagi, mida ma võib-olla ei teadnud või oli siuke hästi hea meeldetuletus, et kindlasti see, kus menopausist räägiti, et see oli nagu nii põhjalik ja no, nii palju infot, et see on palju pilte teha, et pärast kodus veel üle vaadata, et täpselt mis, kus, kuidas, mida süüa, mida mitte. Et just seda söömise poole pealt võib-olla oli ka hästi palju infot, mis oli nagu, et sa nagu teadsid seda, aga võib-olla sa ei teadnud, kui oluline või kui tähtis see on, et mis täna on jäänud kõlama, siis põhisõna on see, et välimine ilu algab sisemisest ilust, et kui su seedesüsteem ja kõik on nagu korras ja sa toitud ja puhkad nii nagu peab, siis see on kaugele välja näha sinu välimusest. Ma ütlen niimoodi, et no lõpuks ometi on midagi minusugustele ka. Sellel aastal tekkis mul tunne väga tugev, et ma pean siia tulema. Ja ma olen tõesti positiivselt üllatunud. Minu ootused olid väiksemad tegelikkusest ja kindlasti järgmised aastad. Ma soovitan kõikidele oma klientidele siia konverentsile tulla, sest siin räägitakse päris asjadest ja mul on rõõm täna tõdeda, et lõpuks ometi ma saan ka oma kõik kliendid sellele konverentsile soovitada, sellepärast et minu arust siin räägitakse päris tervisest, ilust ja päris asjadest ausalt. Just kui põhjalikud on ettekanded, kui spetsiifiliseks minnakse mingisuguste teemadega, et paljude asjade puhul on olnud, et kui mul on juba siuksed päriselt pusletükid olemas, siis läks veel peenemaks, läks veel sügavamaks ja see on nii kihvt, et konverents on nii põhjalik, et ei ole mitte ükski esineja olnud kuidagi pinnapealne. Et need teadmised, millega ma siit täna koju lähen, et ma arvan, ma seedin 2 nädalat veel siit järjest ja loen oma märkmeid uuesti üle, sellepärast, et see avardas jälle nii paljut, et väga palju oli seda kinnitust, et ma olen kogu aeg õigel teel olnud nii, aga just, et need detailid, et veel paremaks. Ja see on nii kihvt, kuidas me üksteist niimoodi harime. Kogu aeg saame nagu kollektiivselt paremaks läbi selle, sest see keha on meil, ta on nii äge, aga ta on ikkagist väga peen arvuti, mis ma näen, et inimesed tahavad oma tervist taastada ja nad lähevad nagu hästi pinnapealselt, teevad natukene midagi ja siis on pettunud, et ei ole tulemusi. Ja siin peabki süvenema, siin peabki natukene neid spetsiifilisi teadmisi koguma, siis sa saad tulemused ja muidugi järjepidevus ja jonnakus on hästi olulised asjad. See konverents on mulle väga palju juurde andnud. Mina olin esimest korda, et Kairi on nagu mitu aastat reklaami teinud ja mõtlesin, ei, see ei ole minu jaoks, et see võib-olla selliste naiste jaoks, kes on kogu aeg mõtlevad ainult, kuidas ilus olla ja see siia tulek oli siuke nagu eelmise õhtu otsus. Aga minu jaoks oli väga üllatav see, et see energia, et kui säravad need naised on, kes neid ettekandeid tegid ja eriti mulle meeldis Brit Normeti ettekanne, et nagu siuke motivatsioonilaks, et minu jaoks kõige suurem asi, mis ma siit sain, oligi äkki see motivatsioon, et tahaks nagu midagi muuta. Mul ei olnud absoluutselt mingisuguseid ootusi ja kõik, mis ma sain, oli nagu nii ületav. Kindlasti tasub tulla. Alati on ju midagi uut ja minu jaoks oli uus myofunktsionaalsed tehnikad ja suusisene ehitus, keeletöö, kuidas siis on hambumine, mida see mõjutab, kas see ka põhjustab suu limaskesta korduvat hammustamist, et öeldakse, et hammustad ja siis on põsk seest katki. Käisin eraldi täiendamas seda küsimust veel.
juurde uurimas, aga see, kuidas kasutada teipimist, suu kinni teipimist, mis vähendab, kuidas öeldakse siis magamist, suu lahti ja seda lastel. Ja kuna ma ise tegelen näokosmeetilise, esteetilise massaaži koolitamisega, siis see pakkus mulle väga huvi, et ma saan seda nagu edasi ka anda. Siis loomulikult ka see Briti tema etteaste, vaba esinemine, nõustamine ja et oli väga tähtis ka see, et 50+ naised leiaksid endas oma tervise, meeleolude kõikumise ja siis oma loomuliku ilu. Et nad peaksid nagu pöörama sellele rohkem tähelepanu, mitte pugema kuskile peitu. Ma olen 3. aastat siin ja mulle jätkuvalt nagu väga meeldib, et iga kord lähed väikse eelarvamusega või nagu, et mis siis ikka veel üllatab, aga alati üllatab ja just sellised uued asjad, et mida ei pruugi tabadagi, et mis võib kõnetada just. Igaüks leiab miskit. Täna kindlasti myofunktsionaalse teraapia osa, et sealt väga palju asju nii endale kui oma lastele. Ma arvan, see juuste osa, mis tulemas on, see oleks praegu kindlasti, mida tahaks kuulata.